Tere! Jätkame meie presidendikampaania ja jätkame tervise teemaga ka. Minu nimi on Natalia ja kui sa oled siin esimene kord, siis saame tuttavaks. Minu tänane tegevus, igapäevane tegevus on kehalised praktikad. Aga minu minevikust rääkides ma töötasin rohkem kui 10 aastat poliitikas. Peale seda ma töötasin rahvusvahelistes korporatsioonides ja kogu terve elu jooksul mul oli alati see hobi meie tervise kohta, meie kehakeele kohta, meie närvisüsteemi, psühholoogia, kõik need aromiteraapia, kõik see mulle oli nii huvitav ja kogu aeg enda jaoks ma seda õppisin ja käisin erinevad koolitused, õppisin juurde ja saanud palju info. Ja kui ma otsustasin enda jaoks, et kuidagi see hobi nagu nii jõuga tuleb järgi ja rohkem, et tuleb natukene veel rohkem süveneda ja kuidagi struktureerida seda kogemus ja informatsioon, mis mul on ja ma sain üks haridus veel, juba 5. haridus tervise kohta ja selle alusel mul on õigus täna teha tööd sinu kehaga ja teha kehalised ja teha kehalised praktikad. Ja miks me räägime presidendikampaaniast ja tervisest? Lihtsalt sellepärast, et minu jaoks on väga tuttav see poliitiline ja riigisüsteem ja samal ajal tervisesüsteem ja mul on lihtne seda nagu info kokku panna ja sinuga sellest rääkida nii, et oleks põnev, huvitav ja kasulik. Et mina ei taha kasvatada endale infohoolikute armee, et tead, kes on infohoolikud, et on neid, kes kogub info, aga mitte midagi ei tee sellega. Saab lugeda, saab vaadata webinaarid, saab käia koolitusel, aga ei tee mitte midagi selle infoga. Ja see tähendab seda, et ongi infohoolik, et kogub, aga ei kasuta. Mina ei taha selliseid inimesed enda ümber kasvatada ja mul on palve, et kui sa tuled mind kuulama, mind vaadata, pane endale midagi kõrva taga ja jäta meelde ja võta midagi, kas või üks asi, aga võta endale enda elu ja kasuta seda enda heaks. Sest mina jagan neid praktikat või neid harjutused, mis on väga lihtne sisse ehitada sinu elu ja see ei võta nii palju aega ja pingutust, aga samal ajal kogunemisega see aitab sind toetada, sinu tervist tugevdada ja võtta enda kontrolli all sinu tervis ja sinu elu. Presidendikampaaniast rääkides, kui võrrelda riigisüsteem ja tervisesüsteem, täna Eesti riigis on 12 ministeeriumid, mille kaudu reguleerib elu Eesti riik. Inimese kehas on ka 12 süsteemi ja neid omavahel saab võrrelda. Näiteks täna meil on luu- ja lihaskonna süsteem, mida saab võrrelda Kaitseministeeriumiga. Miks nii? Vaata, meie luud ja lihased, see on meie selline nagu karkass ja see karkass kaitseb meie sisemised organid, kaitseb meie keha ja toetab, et meie saame kõndida, jalutada, naudida elu, kui me kasutame 100% meie luud ja lihased. Täpselt sama tegevus teeb meie Kaitseministeerium. Ta kaitseb ja toetab, et oleks kord majas, oleks kord riigis. Ja kui me võrdleme, et ma tean, ma räägin raskematest teemadest, aga inimeste keeles, et seda on kerge kuulata, vaadata ja enda elu midagi võtta kaasa. Ja nagu sa tead, et iga eduka mehe taga on tark ja armastav naine. Täpselt sama nagu iga eduka riigi taga on tugev president, tugeva professionaalidest meeskonnaga, kes aitab ja toetab riigi
veel paremini arendada ja veel paremasse suhtluse viia rahvusvahelistel tasemel. Täpselt sama, sina saad olla kõige parem president, oma riigi president, oma tervise, oma keha president. Ja kui sina saad iseendaga hakkama saada, oma tervisega, oma eluga, siis sa saad hakkama kõigega saada. Et ei ole vahet, mida sa võtad ette oma elus. Sina saad niikuinii olla edukas, sest sina võitsid kõige tugeva ja kõige raskema võistluse. Sa võitsid enda üle, võimu võitsid. Ja mina panin endale eesmärgiks see, et tõestada, et sina saad olla kõige parem president omas riigis, oma kehale. Nii lähme edasi. Nagu ma rääkisin, et terve elu jooksul mul oli alati huvi vastu psühholoogia, kehakeele, kehalised praktikad, massaažide vastu, et kõik see huvi arenes, ma panin seda kõik teadmised kokku, aga mul midagi oli puudu, et seda nagu süstematiseerida. Sain ühe hariduse veel ja nüüd ma töötan selles valdkonnas sinule heaks. Ja sellepärast ma võtsin endale selline julgust ja lubasin endale seda teema võtta, poliitika ja tervis, sest väga lihtsalt saab iseennast juhtida, kui sa tead, kuidas see süsteem töötab. Ja meie tänase kohtumise lõpus ma annan sulle kõige lihtsamad ja kõige töötavad praktikad, mis ei ole raske teha, aga nad võimaldavad võtta võimu enda üle, võtta võimu enda kätte. Nii, vaatame siis detailsemalt, mis tähendab luu- ja lihaskonna süsteem. Meie luud, meie lihased, liigesed, kõik see on selle süsteemi kõige tähtsamad osalised või liikmed. Ja tänu sellele meie saame liikuda. Täpselt nagu töötab Kaitseministeerium, et ta kaitseb ja toetab see, mis on meie sees, et tervisesüsteem tugevdab ja kaitseb see, mis meie keha sees. Kaitseministeerium, ta kaitseb meie riigi ja kaitseb ja töötab selle nimel, et oleks rahu meie riigis. Liisu, näen sind. Ja lähme edasi. Näiteks sa tead, et iga inimesel on, täiskasvanutel inimestel on 206 luud ja rohkem kui 600 lihased. Ja kõige rohkem neid lihased ja luud on inimeste kätel ja jalgadel, sest nad liiguvad kõige rohkem ja selleks, et nad saaksid pehmelt liikuda ja kergelt, selleks meil on nii palju osad meie kätes ja meie jalgades, et meil oleks mugavam elada. Aga meie keha on nii tark, et ta on valmis adopteerida ennast, meie keha, ennast adopteerida meie eluviisi heaks. Kuidas see näeb välja? Näiteks, kui võtta kosmonautid, seal, kus nad kosmoses, nad ei kasuta nii palju oma keha jõudu, ei ole seda vaja. Ja neil läheb 1% väheneb luude kaal, ehk kuna nad ei kasuta neid nii tugevasti nagu siin maa peal, siis lihaste ja luude mass läheb väiksemaks 1%, see on päris palju. Teine fakt meie keha kohta, näiteks päeva jooksul, kui me käime ja mingid pingutused ja raskused ja koormus tuleb meie keha peale, päeva lõpus meie oleme lühemaks 1 sentimeetri võrra. Ja
iga päev me läheme väiksemaks, sest nagu see elu või see maatõmbe või maajõutõmbe, et me läheme nagu väiksemaks 1 sentimeeter, aga kui öösel me hästi puhkame ja lõdvestame, siis me jälle lähme normaalseks meie kasvuks ja mis saab kõige lihtsam teha oma tervisele, lihtsalt hästi puhata, valida endale mugava matratsi, mugava paadi ja puhata õiges heas asendis, mis sinu tervisele oleks hea ja toetuseks. Ja hommikul väike hommiku mingid harjutused, nad aitavad eradada üles sinu keha selleks, et sa saad edasi teisi jõuga ja energiaga minna ja teha oma plaanid. Kui sa tead, mis töötab ja kuidas töötab sinu kehas, sa oskad siis keha keel, keha sõnumit lugeda ja õigeajaliselt aidata iseendale, et ei pea kogu aeg joosta arstide järgi või apteekides, kui sina oskad ennast kuulata, tunda ja aidata. Jah, sellele tuleb ennast valmistada, õppida, jälgida, aga see on kõik võimalik, sest tegelikult meie keha oskab kõike ja meie keha mäletab kõike. Ja näiteks võtame rasedad naised, et keegi ei harjuta, ma ei tea, kooli ajal või ülikooli ajal, kuidas sünnitada. Et läheb ja sünnitab, aga meie keha kõik mäletab ja kui meie naised, kui meie ei sega, aga lähme nagu sama vooluga, sama lainel oma kehaga, siis meie saame iseendale aidata kergemaks seda protsessi teha, sest meie keha on väga tark, siin kõik töötab nii ideaalselt, kui meie ei sekku ja ei sega ja ei vaidle vastu oma keha. Ehk meie keha mäletab kõike, oskab kõike ja ta saab koos meiega samal tasemel või sama lainel elada, kui meie oskame seda oma keha toetada ja tugevdada. Mina ei hakka siin targutada ja võtta mikrofoni arstide käest, kes on igapäevaselt tegelevad luu- ja lihaskonna süsteemiga. Ja nende arstide nimekiri ma panen siia meie eetri kirjelduses pärast salvestuses, seda saad näha, mis probleemid, kelle juurde mis probleemidega, kelle juurde sa saad pöörduda, et abi saada. Aga mina räägin sellest süsteemis oma kogemusest, minu kliendi kogemusest, kuidas saab aidata iseendale või kuidas kasutada need spetsialistid nii, et sina saaksid võimalikult rohkem привет! Et sina saaksid iseendale rohkem aidata ja toetada, et oleks sul hea. Ja kuidas keha töötab, et jah, meil on luud ja see on nagu meie karkass. Tänu neile meie keha kaitstud, meie sisemised organid on kaitstud ja meie saame liikuda. Lihased, nad on nagu mootorid nad aitavad meie motoorika reguleerida, lihased aitavad meid liikuda oma kätega, oma kehaga. Ja liigesed, nad aitavad ühendada luud ja lihased omavahel nii, et me saaksime võimalikult pehmelt ja õigesti kasutada oma keha. Ja kui midagi läheb paigast ära, on hea, kui sa kohe pöördud spetsialisti juurde, et pärast mitte tegeleda probleemidega oma tervisega. Ja nagu sa tead, et meie luud, nad vahetuvad meie rakkude tasemel, nad nagu uuendavad 10 aasta jooksul
täiesti 100%, et läheb 10 aastat ja 10 aasta pärast sul on kogu sinu skelet, kogu sinu luude süsteem täiesti vahetub ja vahetub uue vastu. Ja meie luud, meie kondid, nad muutuvad elu jooksul nii palju, et meie keha adopteerib ennast meie elurutiini järgi. Ehk näiteks ma uurisin seda teemasid, mis puudutab meie nägu ja meie pealuud. Kui me sööme rohkem pehmema toidu, siis meie kogu süsteem siin, ta muutub vastavalt sellele, mida ja kuidas me sööme. Ja sellega me rikume meie hingamise teed ja sellega tulevad teised haigused. Aga see on selleks lihtsalt, et olid uuringud ja oli tõestatud, et elu jooksul meie luud võivad muutuda vastavalt sellele, kuidas või milline on meie elustiil või elurutiin. Ja mul oli selline lugu, üks klient tuli ja ta on koerte arendaja või arendaja, et tal on oma koerad ja ta tegeleb koertega igapäevaselt. Ja kui tuli uus pesa, uued koerad, kõik oli hästi, aga ühel koeral hakkasid kuidagi nagu jalad valesti töötada või ütleme teistmoodi, nad ei töötanud. Tagumised jalad, pisikene koer ei saanud nagu kasutada. See naine oli väga mures ja ta hakkas otsida abi, pöörduda erinevate spetsialistide poole ja ta on ka selline koera armastaja, mitte koera omanik, et siin on ka suur vahe. Ja ta otsis abi, aga ta käis igal pool ja ta lõpuks leidis seda arsti, kes on parimatest. Ja kui nad pöördusid selle arsti juurde, ta ütles ei. Siin ei ole mitte midagi edasi, et tuleb lihtsalt panna magama seda koera. Ja ta ütles, et ei, mina ei saa seda endale lubada, mina ei saa koera panna magama, et ma otsin veel abi. Ja koer enam ei saanud käia ja ta otsis ja lõpuks ta leidis seda spetsialisti, kes aitas ja koer hakkas käima ja nüüd on koeraga kõik hästi ja ei ellu ja ei pidanud teda magama panna. Miks ma sellest räägin? Et see ei ole see, et arst ei ole piisav hea või ta ei armasta koerat või ei ole see, et see, mis on kõige parem arst, ta ongi kõige parem arst, aga tema sai vastata nii palju, kui palju ta teab, nii palju, kui suur kogemus tal on ja ta andis enda poolt oma maksimumi. Lihtsalt see maksimum ei olnud piisav selle naisele koera omanikule. Ta läks edasi otsida abi ja siis ta leidis mingi spetsialisti, kes läbi energeetika kuidagi nagu teeb oma tervendavad protseduurid ja koer sai terveks. Et öelda, et keegi neist ei oska oma tööd teha, ei saa, mõlemad tegid oma tööd hästi. Lihtsalt see koera omanik otsis parima võimaluse. Miks ma sellest räägin? Et täpselt sama meiega toimub, et kui sul on eesmärk ja sa oled kindel, et see on sinu soov, see on sinu eesmärk ja sa tahad seda saavutada, kas see on tervisega või karjääriga seotud, ei ole vahet. Oluline see, et see on sinu soov, siis sa saad seda saavutada. Kui sa ei ole väga kindel või sul on lihtsam, et ala anda, siis sa võtad seda, mis sul on mugavam. Ja kindlasti, kui ütlevad, et tuleb koera magama panna, siis sa panedki magama, et sa ei viitsi sellega tegeleda. Miks ma sellest räägin? Et kõik on sinu käes ja kõik sõltub ainult sinust. Ja kui me räägime meie luu- ja lihaskonna süsteemist ja mina olen kehaline praktik või teen kehalised praktikad,
siis enda poolt ja enda kogemusest mul on palju lugusid, minu klientide lugusid, kuidas nad saanud abi, kuidas nad saanud iseendale aidata, milline oli meie koostöö selleks, et neid tervemaks teha, et neile aidata. Ja nagu ma rääkisin sellest koerast, täpselt sama. Mul oli ka klientidega, et tuleb ja ütleb, et mul on nii raske, mul on nii pinges on siin õlavöö ja alaselg ja siis me hakkame vaadata ja vastavalt sellele, mis valusignaalid annab keha, millised valud on, millised pinged on, vastavalt sellele me teeme oma programmid. Iga inimesel on see individuaalne ja erinev, sest oleme kõik unikaalsed ja erinevad. Ja vastavalt sellele me teeme programmi, kuidas saab efektiivsemalt ja ilma valuta saavutada tulemused. Ja ma alati kõigepealt kuulan ära, mis räägib inimene, sest väga palju sõltub ka meie mõtetest, et mis on meie peas. Peale seda me hakkame tööd teha ja ma juba vaatan keha pealt, mis kehas toimub, sest vahest meie mõtted jäävad kinni kuskil kehas ja need pingutatud kohad on seda näha ja tunda. Peale seda, kui me oleme rääkinud, kui ma vaatasin keha, tegin oma diagnostikat, peale seda me hakkame juba ehitada plaani, kuhu me läheme, mida me tahame saavutada, et millega tahab lõpetada meie seansside kuuri klient. Ja väga tihti mul on juba nagu kogunud selline nagu muster, nende programmide muster, et kui inimene tuleb ja on pinged, kõigepealt meie alustame sellest, et lõdvestame, tuleb lihased lõdvestuda, venitada, teha neid vabaks ja siis, kui lihased, näiteks kui see on selgroo, siin on lihased, mis siin kinnituvad ja kui nad läksid kuidagi nagu viltu, kõigepealt ma palun, et inimene ei lõpetab või teeb mingi pausi käimises jõusaalis, et mitte nagu pumpata need lihased, mis on vales asendis. Ta peatub käimised jõusaali, siis me töötame selle nimel, et nagu lõdvestada rohkem lihased. Kui lihased lähevad juba lahti, nad lähevad oma kohtadesse, õige kohtadesse, sest keha mäletab ja ta teab, kuidas on õige ja kuidas on vaja teha. Lihased lähevad oma kohtadesse ja hakkavad lihased tõmmata enda järgi kogu keha, kogu meie luud ja kõik, mis on kehas, läks viltu tänu sellele, et oli midagi nagu selgrooga probleem. Tänu sellele hakkavad lõigastamisega lihased nagu minna oma kohtadesse. Ja juba siis, kui keha on lõdvestatud, lihased ei ole enam pinges. Juba siis saab tugevdada oma lihaste korsid, sest kui lihased on heas vormis ja tugevad, siis see koormus ei lähe luude peale, aga see koormus läheb üle, et meie käime mitte oma kontidega, aga me käime, et lihased hoiavad meid ja see on õige, kui lihased heas vormis, et me saame nendega liikuda ja käia ja elada oma elu. Kuidas saab toetada oma tervise või oma süsteemi? Nagu ma lubasin, et jagan neid kõige lihtsamad asjad, aga see on väga kergesti tehtavad. Füüsiline koormus. See on jalutamine, see on venitused, see on yoga, pilates, isegi jõusaalis mingid venitused trenažööridel, et lihtsalt, et nagu venitada ja panna tööle kõik oma lihased ja ligesed. See on punkt number 1. Number 2 on massaaž. Muidugi massaaž. Massaažist ma saan palju ja kaua rääkida, aga massaaž on hea selleks, et nii kaua, kui sa puhkad laua peal,
sinu lihased töötavad, ehk see on selline laisa inimese passiivne trenn, et sina puhkad, lihased töötavad ja sina tuled peale massaaži nagu peale trenni. Vahest lihase valu võib ka olla sinu kehas, kui oli korralik massaaž, sõltub, mis eesmärgid meil olid. Ja toitumine, punkt number 3, et mida teha, kuidas ennast saab toetada. Füüsiline koormus, massaažid, 3 on toitumine. Toitumisest mina ei ütle ühtegi sõna, mis sa pead tegema, sest kõik on individuaalne ja eesti keeles sellist sõna toidu talimatus või et nagu ei võta vastu sinu keha mingid toidud. See võib olla nii peidus olla, et meie nagu kohe ei pane tähele, nagu sööme kõike ja meie keha jaksab seda kõike ära seedida. Aga kogunemisega jama või üllatus tuleb äkiliselt ja see ongi see probleem, et kui sa võtad ette oma tervis, paned seda prioriteediks, siis saab teha analüüsid, vaadata, mis sinul on kehaga toimub, et kas on piisavalt vitamiinid ja mineraalid ja mis saab lisada või vastupidi natukene vähendada oma toitumises ja vastavalt sellele sinu individuaalse analüüside tulemustele sa saad juba enda tervis reguleerida läbi toidu. Ja ma tean, et on olemas selline nagu nutritsioolog, see ei ole toitumise nõustaja. Ma usaldaksin rohkem neid nutritsioologid, sest nad oskavad lugeda analüüsid, nad oskavad vaadata sind holistiliselt nagu tervikuna. Neil on meditsiiniharidus ja need spetsialistid, nad vaatavad, mis täpselt sul on hea ja nad annavad oma soovitused vastavalt sellele, mis on sinu sisemine keemia, annavad nõu, mis toiduga tuleb parandada, lisada või vähendada. Aga nad annavad ka nõustamised, kuidas füüsiliselt oma keha toetada. Ja ma arvan, et see on kõige lihtsam ja kõige parim investeering oma tervisele, sest meie elame terve elu omas kehas ja nii palju või nii hästi elame, kui hästi meie hoolitseme oma tervisest ja oma kehast. Või teine variant toitumise nõustaja, et selle spetsialistiga saad ka vaadata, mis sulle sobib, et tugevdada oma tervis. Nii, ehk kuidas saab oma luu- ja lihaskonna süsteemi tugevdada ja toetada. Füüsiline aktiivsus, massaažid, toitumine, siis võtta kontrolli all oma kaal, sest meie kaal võib erineda sõltuvalt, kas on jõulud või suvine aeg. Ja ka kindlasti vaadata või ennetada traumeerimist. Näiteks sa plaanid minna jooksma, vaata, mis jalanõud sul on. Sa planeerid minna jõusaali, vaata, et sinu riided oleksid head, kvaliteetsed selleks, et sinu kehale oleks turvalisem olla nendest riiedega. Need on kõige sellised nagu lihtsamad viisid, aga nad on tehtavad ja meie teeme iga päev oma valikud, mida me teeme, kuidas me teeme ja kindlasti sina saad seda teha ka oma kehaga, sest sa elad selles majas, sinu kehas. Ma valmistasin ka sellised nagu top 3 signaalid, mille kaudu meie keha räägib meiega. Näiteks number 1, kui on valud tulevad alaseljas või ligestes, kui sa tunned ebamugavus, see on karjumine, sinu keha karjumine, et halloo, mine vaata, mis sul toimub, et kas või on vaja vaadata, kuidas sa koormad oma keha või sul on vaja teha analüüsid, et ei oleks artriiti või reuma. Et see on
karjuv sõnum, et sul on midagi läheb valesti sinu kehas või lihtsalt tuleb puhata, proovi magada hästi ja siis vaadata, kuidas sinu lihased ja luud ennast tunnevad. Teine on nagu keha kinnine, et nagu sa ei saa vabalt liikuda, sa ei saa nagu vabalt ennast tunda, et kui sul tunneb selline nagu kinnisus või selline nagu ebameeldiv, ebamugav tunne, see räägib ka sellest, et võib-olla midagi, võib-olla istud liiga palju või ühesõnaga, et jälgi, mis sa teed, et kui sa teed see kinnine, et oled kivistunud, see ei ole okei. Sinu keha juba karjub sellest. Ja kolmas punkt, mis, kui me räägime luu- ja lihaskonna süsteemist, kolmas punkt, see on siis, kui tulevad krampid. Krampid võivad põhjused erinevad olla, aga kõige, ütleme, mis on nagu üleval sinu pilguga püüdavad, on kas on piisav sul magneesiumi, kas on piisav sul kaltsiumi või kas on kõik hästi sinu vereringega. Sest kui tulevad krampid, need on kõige sellised nagu sõnumid, mis kohe saad märgata ja kohe saad juba reageerida. Sest kui hakkab midagi valutama, see on juba juhtunud. See ei ole alguspunkt, see on protsess, kui keha ei saanud hakkama ise vaielda sellega, aga ta juba karjub appi, et sina pöörad tähelepanu, et tugevdada oma tervise. Ja ma veel ka lisaksin, kuidas saab ennast tugevdada. Ma rääkisin füüsiline koormus, toitumine, massaažid, kaalukontroll, siis traumade profülaktika, et jälgida, mis jalanõud ja millised riided sul on. Ja ennem harjutamise või ennem jõusaalid või harjutuste teha soojenduse liigutused, et soojendada lihased ja kindlasti peale trenni venitused tuleb kindlasti teha. Ja ma märkasin ka seda, et kui tulevad minu juurde sportlased, lihased on väga erinevad. Kui ma suhtlen nendega, siis on arusaadav, miks nii. Mitte sellepärast, et on üks laisk, teine väga tubli. See väga palju sõltub, kuidas tema iseendaga tegeleb. See sportlane, kes panustab rohkem aega soojendamisele ja venitustele, tema keha on väga pehme, aga pehme mitte sellepärast, et on nõrk, aga keha on pehme sellepärast, et on paindlikumad lihased. Nad nii hästi nagu sulavad käes, mitte sellepärast, et on nõrk sportlane, aga sellepärast, et ta oskab hästi teha tööd oma kehaga ja oma lihastega. Ja kui on vaja, siis ta saab nagu mõjutada ja pingutada oma lihased, aga kui ta puhkab, siis täiesti pehme keha, mis on väga hea näide, et inimene oskab oma keha juhtida ja oma kehaga tegeleda õieti. Üks asi veel, mis aitab meie luu- ja lihaskonna süsteemile, on hingamine. Läbi hingamisega saab aidata ja isegi muutuda meie luude süsteem või kuju, sest hingamisega me saame suurendada meie kopsud. Me saame mõjutada nii, et kui kopsud lähevad suuremaks, siis meie riivad, roed lähevad ka nagu sirgemaks ja avatumaks, mis on ka hea, et nad, meie luud kaitsevad meie sisemised organid, aga kui nad oskavad hästi kaitsta, siis nad on tugevad ja nagu õiges vormis. Hingamisega saab ka aidata parandada ja tugevdada oma selgroo ja ka aidata siis, kui on skolioos. Et see on väga selline populaarne täna kahjuks selline pöördumine, kui tulevad täiesti veel lapsed ja neil on juba kõver selg. Mitte sellepärast, et ma ei tea,
mingi sünnitrauma. Ei, see on tänane meie kahjuks selline elustiil, kus lapsed istuvad telefonis ja kõik see kohe mõjub keha peale. Ja kui selgroo on kõver, lähevad jälle meie lihased viltu, sellega nad panevad kuskil kinni meie närvisüsteemi kanalid ja kuna kõik omavahel seotud meie kehas, sellest algabki meie istumisest ja meie positsioonidest läheb halvemaks tervis või vastupidi paremaks, sõltub, kuidas sa jälgid oma keha. Ehk lastega on nii, et see tänane elustiil aitab neile rikkuda oma tervise ja oma sellega seoses elu, et jälgida alati, kuidas sa istud, mida sa teed, et tugevdada oma tervise. Ja kui ma vaatan pöördumised, miks inimesed tulevad minu juurde, siis kõige rohkem on see, et neil on õlavöö pinges ja vahest pinges nii, et mina ei saa esimesest korrast nagu hästi töötada lihastega, et lihased on väga pinges. Teine põhjus, miks inimesed tulevad, on alasselg, et alasselg tuleb pinges, aga alasseljavalud on siin erinevad, sõltub ka kirjeldusest, valu kirjeldusest. Inimestega räägime, millised on valud, kuidas ta tunneb, kuidas see mõjub ja vastavalt sellele juba teeme edasi meie plaanid või ma suunan kuskil teise spetsialisti juurde, kus saab teha uuringud ja kust saab nagu sügavamalt vaadata, mis valuallikas tegelikult toimub, mida meie ei näe silmadega. Ehk selline seljavaluga pöördumine, selle järgi või kirjelduse järgi ma juba vaatan, et kas mina saan aidata või ei saa ja kui on vaja, milline spetsialist peaks siia liituda ka meiega, et parandada oma tervis. Üks arendav haigus või probleem kehaga, kui me räägime luudest, on karpalsündroom. Et ma rääkisin ühe arstiga, ta on top spetsialist endokrinoloog Eestis ja temaga rääkisime, et millised pöördumised, millised mured, mis on praegu nagu täna seisuga kõige rohkem nagu mured ja kuhu nad viivad, et mis on järgmine samm, et mitte tegelemine, kuhu viib inimesed, mis on järgmine probleem tuleb, kui sellega ei tegele. Ja ta ütles, et tema arvamusel ta näeb seda, et tänased lapsed juba, kes on juba sündinud, mitte järgmine põlvkond, tänased lapsed, nad saavad nii palju tööd teha hiirega või arvutiga või telefonis, et siin läheb rohkem pinge, aga need lihased ja ligesed ei ole tugevad ja kui nad on kogu aeg pinges, siis tulebki selline nagu nõrkus kättes ja selline karpalsündroom areneb. Ehk see on järgmine teema, mis arstidel on väga populaarne, tuleb lähemal ajal, et meie lapsed ja nende käed või nende nõrgad käed. Et okei, kui sul on selline info, mida saab sellega teha, võtta ette, et teha harjutused, teha venitused, et käed oleksid tugevamad. Need harjutused saab googeldada ja leida igasuguseid, aga lihtsalt liikumine aitab meie kehale oma tööd hästi teha. Et ei pea midagi välja mõelda imelist, piisab sellest, kui sa lihtsalt liigud. Sest liikumine annab elu. Ja kui ei oleks inimestel lihased, meie selgroo tundub, et ta on nagu nii tugev ja otsa sirge. Meie selgroo saab keerata 180 kraadi sinna tagasi, sest ta on nii painduv.
aga lihased hoiavad meie selgroja kaitsevad, sest seal on kõik närvisüsteem, kesknärvisüsteem ja kõik palju lihased on kinnituvad. Ja sellepärast meie ei saa niimoodi liikuda, aga tegelikult ta on võimeline. Tänase kohtumise minu eesmärk on see, et natukene lahti rääkida, mis ma näen igapäevaselt seanssidel. Jagada, kuidas sa saad iseendale aidata ja tugevdada oma tervis. Ja tõestada, et sina saad olla kõige parim, kõige tugevam president omas riigis, kui sa mäletad seda, et sina oled ainukene ja unikaalne see president, kes võib olla autoritaarne, et ainult sinu otsused mõjutavad sinu kehale ja sinu tervisele. Ja sina oledki president. Sellepärast meil on selline presidenti kampaania, kus sa valid iseennast ja kui see valik on tehtud, siin ei ole teist võimalust, et ainult olla veel tervem. Ja kui sa oled terve, sa oled õnnelik, sa oled rikas, sa oled tark, sest kui oled loll, siis sa ei saa hakkama eluga ja iseendaga. Ja nagu sa tead, et minu juurde tulevad ainult targad, õnnelikud ja terved inimesed. Ja kui sa oled siin täna minuga, siis sa oledki selline. Sa oled tark, sa oled edukas, sa oled õnnelik, sa oled terve. Ja kui me kohtume minu seanssidel, sa ei pea uskuda selle kõigele, mis ma olen nüüd rääkinud. Sellest täiesti piisab, kui sa tuled ja kontrollid ise, kas minu jutt on seda väärt, mis ma olen siin rääkinud ja sina oled kuulanud, või sa tahad veelgi enda kohta rohkem midagi teada, mida me teeme igapäevaselt klientidega seanssidel, sest inimesed, kui tulevad, nad tulevad, et tugevdada oma hea olekut. Et jah, vahest võib juhtuda, et siin või seal valutab või siin on mingi teema, aga omas peas minu kliendid, nad ei ole haiged. Mis erinevus siin on? Vaata, on sellised inimesed, kes ütlevad, et ma olen haige, ma olen nii haige, et mina ei saa seda teha, sest olen haige. Mul on siin valutab, et mina ei saa midagi teha, et ma ei lähe kuskile, et ma olen nii haige. Ja selline nagu sellest haigumisest tuleb täiesti iseseisav religioon, et inimene elab oma haigumise nimele. Aga minu juurde tulevad teistsugused inimesed. Isegi kui on juhtunud mingi probleem tervisega, nad tegelevad sellega, aga nad ei pane esikohale oma haigus. Et see on lihtsalt asi, mida tuleb lahendada ja edasi minna. Vaat siin on väga suur erinevus, sest olla haige, see on selline nagu aju seadistus. Kas sa oled terve või sa oled haige. Ja kui ma küsin, et kas sa tahad, mis sa tahad, miks sa tulid minu juurde? Need, kes tulevad esimene kord, nad ütlevad, et siin valutab, siin, et räägivad välja kõik oma muured. Aga need kliendid, kes juba käivad minu juurde, juba minu püsikliendid, nad on teistsugused vastused annavad. Nad tulevad ja ütlevad, mis tulemusega nad tahavad ära minna. Jälle väga suur vahe, nagu see on, kuidas sa mõtled, kuidas sa mõistad iseennast. Ja vastavalt sellele meie iseennast programmeerime, kuidas elada. Ja kui sa oled terve, õnnelik ja tark, siis sa oled kindlasti minu inimene. Ja kui me siin kohtusime sinuga, siis sa oledki selline ja täna ma töötasin sinu heaks ja ootan sind seansil. Sa saad vaadata minu lehel link, et broneerida endale aega. Ja me näeme sinuga varsti iga esmaspäev ja neljapäev 9:30 hommikul
mul on eeter ja me räägime tervisesüsteemidest. Neid on 12 ja esmaspäev juba tuleb 9. süsteem ja see on immuunsüsteem. Ma ootan sind esmaspäev ja varsti näeme. Ole terve!